Nii, tere hommikust sulle. Mõnus, hingan sisse, hingan välja, tule kohale. Siin värskes õhus on see eriti mõnus. Kohalolek on üks tähtsamaid asju ümber siin maailmas. Et endaga rohkem kontaktis olla on see kohalolu ikka kõige olulisem. Aga täna ma tahan rääkida sellest meie arengust veidikene ja sellest, kuidas meil välja arenevad reaktsioonimustrid. Selleks, et ma oleksin vastu võetud seal, kus ma kasvan ja selleks, et tulla toime oma reaktsioonide ja emotsioonidega, selleks kujunevadki meil need reaktsioonimustrid. Ja see on ju huvitav, et see teema ei ole väga laialt käsitletud. Kehapsühhoteraapias me just neid reaktsioonimustreid uurime ja need reaktsioonimustrid ei ole mitte ainult emotsionaalsed, vaid need on ka meil füüsilises kehas. Sellepärast, et see ärevus, mingisugune lible lendas siit, et see ärevus meie kehas, see on füüsilisel tasandil näiteks, ja see pinge meie kehas mingites teatud olukordades või siis kogu aeg, see pinge meie kehas. Ja see on nagu tagajärg sellele reaktsioonimustri arenemisele. Nii et mina soovitan väga tundma õppida oma reaktsioonimustreid, aru saada, kuidas ma olen arenenud, millised maskid tänu sellele on minus välja kujunenud ja kuidas siis sellest välja liikuda. Viimasel ajal on väga palju räägitud nartsissismist, kuid tegelikult seda nagu lahti ei ole võetud. Seal all on väga tugev eemale tõukamise haav ja seal all on väga tugev mahajätmise selline reaktsioon, mis lapsena sai kogetud. Ja sinna peale tuleb siis selline kaitsereaktsioon, et ma ühendan ennast emotsioonist lahti, et ma ei tule sellega toime. Ja ma ühendun sellest lahti. Ja kui ma ühendun emotsioonidest lahti, siis mul on lihtsam. Ja mida rohkem olen sellest lahti ühendunud, siis esile tulevadki nartsissistlikud jooned. Ja ma võin teile öelda, et meil on kõigil neid jooni. Ja mitte ainult neid jooni, vaid meile õpetatakse juba väga maast madalast. Süstitakse seda sisse tegelikult. Et tee ära, ole esimene, käitu nii ja käitu naa. Et ühesõnaga see, et ma pean nagu mingi saavutuse saama, see on selline koht, kus ma pean võtma ennast kokku ja võib-olla mingitel ajahetkedel ennast ka lahti ühendama nendest emotsioonidest antud ajahetkel, mis minuga on. Ja siin ei ole õiget ega valet, vaid seda me peamegi aeg-ajalt tegema. Meil on siin inimeseks olemise kunst, õppimine, et kuidas selle kõigega siis toime tulla siin maailmas. Ja kui sul seda võimekust ei ole, siis ma ei liigugi võib-olla siin üldse edasi. Ainuke asi on see, et kui ma nüüd jään sellesse drive'i kinni ja ma olengi seal kogu aeg, loon endale veel mingisugused illusioonpildid. Ja kõige kurvem on see, et ma usun ka seda ise lõpuks. Usun neid lugusid, mis ma endale räägin, mis ei pruugi üldse tõde olla. Ja eraldun aina rohkem ja rohkem maailmast. Ja siis ühel hetkel, kui see lahtiühenduse kohast, see lahtiühendus nagu saab pihta, ehk see ülal hoidmise koht saab pihta, siis süsteem kukub tegelikult kokku. Ja tavaliselt, kuna seal on mahajätmise hirm kõige suurem, siis lahkuminekul tuleb see. Ja nüüd, kuna süsteem tahab kokku kukkuda, siis ta hakkab võitlema ja võt siis tuleb need nartsissistlikud jooned esile. Nii et see on niisugune põnev maailm. Uuri ennast,
ikka kõige tähtsam, uuri ennast ja ära anna hinnanguid teistele. Kuid selles, mida rohkem ma tajun või oskan tunda ka teisi, seda lihtsam mul on, kui ma tean, et mul on kõrval selline inimene, siis ja ise võib-olla ma olen väga selline tundlik ja empaatiline, siis on see, siis lihtsalt juhtubki see, et sina kaod lõpuks sellesse suhtesse ära. Ja see ei pea olema alati paarisuhe, see võib olla tööalane suhe, mida iganes suhe. Kõige keerulisem on, kui see on vanem. Sest see on nii tuttavlik, isegi ei oska seda eraldada. Vanema lõpuks, kui inimene jõuab sellesse punkti ja saab aru, et tal on vanem olnud selline või hooldaja, ükskõik kes siis. See ei pea olema ainult lapsevanem, ema, isa, see võib olla ka ükskõik kes. Vanaema, vanaisa, tädi, onu, ükskõik kes. Ühesõnaga, vot selle tuvastus, kui sa sellele saad pihta, siis saad sa endast ikka väga palju rohkem aru. Nii et mina ikka soovitan sul uuri ennast. Kõige tähtsam aru saada, mis toimub sinu süsteemis. No vot selline väike mõttekäik siin täna metsas. Mõnus on lihtsalt, et naudin täiega tänast jalutuskäiku, kui vähegi võimalik, mine loodusesse. Nii et edu sulle!